oleme tulnud osaühingust Metsakaupmees, mis asub siis Tartus Võru tänava 94 ja oleme välja valinud 3 mootorsaage, Echo, Stiili ja Husqvarna, et teha nendele väike test, võrrelda neid töös. Lõikame saagedega siis siin pakust välja niisuguseid väikseid kettaid ja võrdleme pärast siis, kui palju kulub kütust, kui palju on saagedel võimu, kes lõikab kiiremini, kes aeglasemalt. Nii, nüüd mõõdame bensiinikulu ära, mis tehtud tööle kulus. Selle jaoks vaatame, kui palju bensiini peaks juurde valame. Nii, enam-vähem siis võrdsed saed, aga kui hinnaklassi vaadata, siis tavahindadel saagedel on siis kõige mõnusam hind on Echol 500, 529 on selle hind. Järgmine on Husqvarna, selle hind on tavahinnas 605 euri ja Stiil 261 maksab 699 euri. Nii, mina nüüd kui saetestija olin, siis mulle tundub niiviisi, et kui mina ostaksin endale sae, no siis ma valiksin sellise sae välja, mis oleks kõige mugavam teha, et ta oleks kerge, et ta võtaks bensiini vähe, siis oleks see loomulikult Echo saag. Kuigi, ütleme nüüd lõikamise tulemusena, kuna ta kilovatt on kõige nõrgem kilovatti, siis ta natukene jõu poolest jäi nagu Husqvarnale ja Stiilile alla, aga samas ta kompenseeris selle oma nüüd kütuse ja kergusega ära, sellega oli väga hea lõigata. Järgmisena siis oleks kindlasti Husqvarna, kuna see nüüd Husqvarna on see viimase aja see autotüün nimetatud saag, mis töötamisel, kui siia gaasi paned, lähevad pöörded kohe põhja, et ime hea kerge on lõigata. Aga samas jälle natukene palju bensiini võttis ära. Kõige võimsam vati poolest on Stiili saag. Ta oli siis 2,8 kilovatti, aga samas on ta ka kõige raskem, kaal oli tal 5,2 kilogrammi.